7. klassis, kui mulle kehalisõpetaja ütles, et meil tuleb jalgpallitrenn Puurmanisse, kas sa ei taha minna vaatama. Läksin kohale ja see hakkas kohe meeldima, seal mängisin 3 aastat jalgpalli, siis vahepeal tuli muud hobi, jalgpall kadus ära ja siis teine algus on, kui Heilast tuli Puurmanisse. See oli minu 5. klassi algus ja siis ma hakkasin Heilases mängima ja sealt tuli tõsisem jalgpallikirg sisse. Tundus juba põhikoolis päris huvitav, kuna enda treener oli mingil määral liider, oli nagu autoriteet ikkagi. Siis juba põhikooli lõpuklassides, kui ma kuulsin, tuli endale arusaamine, et profijalgpalluriks ei saa, siis mõtlesin, et oleks tore vähemalt teistele õpetada seda, kuidas saada profijalgpalluriks. Ja sealt see mõte tuli. Ja kui ma tulin nüüd ülikooli Tartusse, siis Urma kirjutas mulle ühel päeval, et kuule, kas treeneriks ei taha tulla, et kuulsin, et tahab korterit võtta Tartusse ja siis see oli kaks head asja, et sissetulekus siis töö, mida ma tahan alati proovida. Ja sealt see mõte tuli ja laheneb kaardi. Ma olen nii vähe aega treener, siis ma arvan, et ma olen ikkagi sõbralik treener, kellele meeldib korvet ja distsipliin trennis. Et minu jaoks on tähtis see, et noortel oleks lõbus, aga samas neile midagi tähtsat edasi anda. Ja kui suudan need 2 asja kokku panna ja suudan neile endale õpetamise eesmärgi anda niimoodi edasi, et lastel on lõbus ja hea meel seda teha, siis see minu jaoks see ideaalne treening. Üks vanusaste olen siis Karl Gustavil abitreener nii punase ja kollase juures kord nädalas. Grupid on hästi toredad, poisid hästi toredad ja mängivad väga hästi. On selliseid väga tublisid talente seal palju, kellest võib tulla väga hea tasemel mängijaid. Nii et iseenesest töö ja grupid on väga huvitav, kelle kallal tööd teha, et on kelle kallal tööd teha ja keda arendada. Üks on kindlasti see, et tahaks endale ära vähemalt UEFA B-litsentsi teha, et see oleks paberi poolest eesmärk. Aga jalgpalli poolest võib-olla tahaks juhendada meeskonda, kes mängib juba 11 ja 11 jalgpalli, eks päris jalgpalli, mis jalgpall muutub ka taktikalisemaks ja tuleb erinevad strateegiad mängu. Et see oleks mingil määral unistus, mida tahaks ka treenerappuris välja jõuda. Eliase juures meeldib mulle kollektiiv peamiselt nii treeneritega kui ka lasteaslased. Nii palju palju mina kui kokkupuutud erinevate treeneritega, kõik on väga toredad olnud, kõigile saab hästi läbi, ikka rõõmsameelsed treenerid. Samuti on ka lastega, et olen nüüd enda gruppide juures olnud, kui ka teiste juures vahepeal saanud asendada. Siis kõik poisid on toredad, tahavad jalgpalli mängida ja teavad, miks on ja mida jalgpall neile annab. Ja mis mulle väga meeldib on see, et nad tunnevad jalgpallis ka rõõmu. Et see on see, mida peaks laste jalgpall pakkuma lastele. Nii seda jalgpalli kui ka arengut